Tere hommikust! Kell on 10:30 ja tere tulemast meie digiteenuste seminarile. Täna on meil esineja Rasmus Eimla, tootejuht Riigi Infosüsteemi Ametist, masinõppe ja keeldetehnoloogia osakonnast. Ja tänase seminari teema on uued avaliku sektori poolt pakkuvad teenused. Palun lavale meie esinejad. Tere ka minu poolt, nagu Eeva juba tutvustas. Minu nimi on Rasmus Eimla, töötan RIAs ja olen sellise uue asja tootejuht nagu bürokraat. Et ma kõigepealt räägikski teile, mis asi on bürokraat üldse. Selle pildi võtan siit ära. Nii, mis on bürokraat siis? Kas saaks mõned mute'i peale panna, kes siin räägivad? Seal on teisi ka siis või? Palun pange mikrofonid kinni. Nii, nüüd on vist saanud kinni pandud. Okei, räägime. Mis on siis bürokraat? Bürokraat on virtuaalne abilini, tänu kellele ei kuluta inimene riigi suhtluseks ühtegi üleliigset liigutust. Et selle mõte on siis see, et kõik vastused tulevad ühest kohast, saab kasutada nii mobiili, arvutit, mis iganes. On usaldusväärne info, töötab 24/7 ja on tasuta. Alustuseks ma näiteks äkki bürokraati nii-öelda visiooni video, mis me oleme kokku pannud siin. Et see on siin veel jutt. Mitte midagi ise ära. Õigupoolest tegeleda igavate asjadega. Vajalikul hetkel loa taotlemine. Dokumentide uuendamine. Lapsevanem. Taotlemine. Kohustuslik kirjanduse. Tarbija õiguste eest seismine. Teki mõlkimise tagajärgede eest hoolib. Vaktsiini. Sa oled kõik selle ära kuulanud ja mõtled kindlasti, mida sa peaksid kogu bürokraati poolt ajaga üldse peale hakkab. Tegema saab. Bürokraat. Vaalne abiline, tänu kellele ei kuluta sa eluliste küsimuste tamiseks tegi liigset hetkel. Vali endale sobib kanal bürokraatiga suhtlemiseks. Saad kõik asjad aeg. Alati ühe. Kuidas saad sind aidata? Tere, ma sain aru, et heli on väga katkendlik ja vaikne. Ma panen siia chati ka selle video lingi ja ühe veebilehega, kus on bürokraati kohta rohkem veel infot. Aga räägime siis bürokraatist täpsemalt, et mis ta siis täpselt praegu on. See video oli niisugune visioon, et sa saadki kõik asjad ühes kohas kätte. Ka teenuseid saab tarbida bürokraati kaudu. Aga lähme siis selle juurde, mis ta veel praegu on. Bürokraat täna, bürokraat on juturobot, mis suudab siis eeltreenitud andmete põhjal tuvastada kasutajate pöördumise, kodanike, kõik, kes tahavad riigiga suhelda, nende inimeste siis küsimused ja vastavalt sellele tuvastatud küsimusele vastata siis. Ehk siis meil on igal asutusel on lehel, kes on liitunud bürokraatiga, on lehel siis niisugune vestlusaken, nagu on siin näha. Et saab küsida ja kui bürokraat oskab vastata, siis bürokraat vastab sellele, kui ta ei oska vastata, siis see läheb edasi klienditeenindajale nii-öelda tagatuppa ja siis seal võtab päris inimene vestluse üle juba. Ehk siis selline vestlusrobot on ta praegu meil. Bürokraati üks oluline osa on treenimine, ehk siis kõik asutused, kes on liitunud bürokraatiga,
kes on liitunud bürokratiga, peavad eeltreenima siis materjali, et bürokrat üldse saaks aru, mida keegi küsib ja siis annaks vastuse. Pildi peal siin näha on, et siin on näiteks üks teema, et kui inimesed küsivad, kas sa oled robot, kas sa oled inimene, kes sa oled ja nii edasi, siis on meil teema, keskel on näited selle küsimuse kohta ja paremal pool on näha pöördumise vastus. Ehk selline, mina ütleks, et see on niisugune pidev protsess, et kuna asutustel võivad muutuda valdkonnad, millega nad tegelevad ja nii edasi, et kogu aeg tuleb ajakohastada neid asju, et info, mida me anname siis bürokrati kaudu välja, oleks õige. Kus me siis bürokratiga edasi jõuame, et meil on mitmed arendused käimas. Praegu üks suurimaid miinuseid võib-olla on see, et bürokrat asutustel on kasutusel ainult tööaegadel. Ehk siis, kui bürokrat ei oska vastata ja teenindajat ei ole, siis võib tekkida niisugune tobe olukord, kus inimene ootab vastust, aga keegi ei vastagi talle. Et siis asutused on pannud bürokrati endal keegi kirjutas, et kas slaide saaks täis ekraanile. Küsin korraks, Jeva, kas sina näed slaide? Näeme slaide. Ma ei ole kindel, mida sellega inimene mõtleb, sest mina näen slaide ja slaidis on 2 aknad, vestlusaken ja analüütika moodul kõrval. Palun kommenteerida. Tere, see oli mina, kes seda küsis. Laili, et kas seda slaidi saaks suuremaks? Et praegu, ega mul ei ole vaja esinejat näha. Ma sooviks näha slaidi võimalikult suurelt, täis ekraanile. Tehniliselt peaks see olema võimalik. Aitäh. Bürokratt. Kuidas siin nüüd seda teha? Me kindlasti tahame esinejat ka näha esitlusel. Palun vabandust, aga kui sa saad seda zoomida ekraani, ütleme nagu mõnele osadele, et inimesed võiks võib-olla näha, aga teine osad, kas peale koolitust me teie slaidid saame ka jagada või ei saa? Jaa, ikka saan jagada. See võib-olla siis pärast saab ka neid nagu lähedale näha. Okei. Ma saan aru, et palju küsimusi on segadust juba sellega asjaga vist. Mõni näeb hästi, mõni näeb. Okei, ma jätkan, et me pärast saadame niikuinii need slaidid siis välja ka. Et mis meil praegu põhiprobleem on bürokratiga, et ta ei oska vastata nagu ma ütlesin, et võib tekkida niisugune olukord, et kus inimene küsib midagi, aga bürokrat ei oska vastata ja teenindajat ei ole taga, siis jääb see inimene seda vastust ootama. Et siis praegu asutused ongi pannud selle bürokrati endale ainult tööaegadel koduleheküljele. Aga mis me tahame teha on see, et see bürokrat oleks seal 24/7 ja siis, kui ei oska vastata, siis ta küsib seda küsimust ja kontakte, et siis saab hiljem selle inimesega ühendust võtta ja vastata tema küsimusele. Siin ongi meil näha, et kui enne oli näha, et mis ta meil hetkel see disain välja näeb, et me läheme muudame ka disaini, toome uut funktsionaalsust juurde ja see on siis pigem juba, kui seda kasutama hakata, siis saab rohkem sellest aru, et mis me siin muutma hakkame. Treeningu osas ka mainiks ära, et hetkel on meil bürokrat selline, et sa küsid, saad vastuse ja kui ei oska vastata, siis on kõik. Läheb tagatuppa vastus teenindajale. Aga me tahame, et treening muutuks selliseks targemaks, ehk siis kui bürokrati käest midagi küsitakse ja ta ei oska vastata, siis ta küsib uued täpsustavad küsimused, ehk siis tekitame sellise vestluse bürokratiga. Et siin on meil teeme tööd keeletehnoloogiaga ja igast erinevate osapooltega. Tahame, et see bürokrat ikkagi reaalselt oskaks vastata igasugustele küsimustele. Räägiks ka, mis meil praegu, et kuna praegu on meil ütleme, et bürokrat on selline lihtne chatbot, kes oskab vastata eeltreenitud küsimustele. Meie eesmärk on, et see bürokrat liiguks ka M-riiki, ehk siis see on uus
riiklik mobiiliäpp, mis on hetkel testfaasis, see bürokraat on seal juba olemas, et ta seal ka nii-öelda riiklikus mobiiliäpis siis oleks töötav ja inimesed saaksid seda kasutada. Mis meil on oluline, on ka veel masintõlke võimekus, ehk siis ei pea ilmtingimata ainult eesti keeles bürokratiga suhtlema, võib ka saksa, inglise, vene keeles suhelda ja siis see inimene, kes seal teenindaja taga on näiteks, tema ei pea oskama neid keeli, vaid siis tuleb see masintõlge liidestus sinna vahele, mis siis tõlgib selle keele vastavalt näiteks eesti keelde või vene keelde või mis iganes keelde. Et seal on meil Eesti Keele Instituudiga koostöö. Samamoodi on meil plaanis ka integratsioon teiste kõnekeskuse süsteemidega, ehk siis mõnel asutusel on soov, et bürokraat oleks osa nende terviklahendusest näiteks, et kui hiljaaegu oli meil jutt siin Transpordiametiga, et neil on ka kõnedele vastamine, et siis kui ei oska vastata bürokraat, siis see asi läheks mitte chati, vaid nende kõnekeskuse süsteemi näiteks. Ja lisaks on meil veel plaanis anonüümiseerija võtta kasutusele, siis mis tähendab seda, et treeningmaterjalides, kui on mingil põhjusel vaja isikuandmeid sinna panna, siis need saab anonüümiseerida. Mis bürokraati nagu suur eesmärk on, siin on üks asi kirjas nagu klassifitseerija. See tähendab seda, et kui näiteks mina lähen Politsei- ja Piirivalveameti bürokraatist, küsin kõigepealt oma näiteks dokumentide kohta, aga siis ma mõtlen, et ma tahaks küsida ka näiteks Statistikaametilt midagi. Küsin näiteks kui suur on Eesti rahvaarv. Siis bürokraat saab ise aru sellest, et nii, see ei ole enam PPA teema, vaid see suunatakse ümber Statistikaameti bürokraatile. Ehk siis tekiks selline bürokraatide võrgustik, mis omavahel suhtleb. Et see tähendabki seda, et kõik asjad ühest kohast. Ehk siis mina kodanikuna või inimene, kes soovib asutusega suhelda, ma ei pea erinevaid asutusi pidi minema ja mis kõige tähtsam, ma ei pea teadma, mis asutus selle minu küsimusega peaks tegelema, vaid selle asja võiks lahendada bürokraat. Lisaks muidugi ChatGPT tulekuga on kogu see juturoboti maailm hoopis muutunud. Ja ka meie tahaksime kindlasti sellest osa võtta, et liidestada kas ChatGPT või siis midagi sarnast sinna taha, et bürokraat oskaks vastata ka sellistele üldistele küsimustele nii-öelda. Et hetkel ta vastab ikkagi väga spetsiifilistele asutuste eeltreenitud teemadele. Et see on niisugune lühiülevaade bürokraatist, et mis ta meil hetkel on ja mis meie tulevikuplaanid on. Et siin kohal äkki võikski võtta mõned küsimused, et ma saan aru, et slaidide nägemisega on natuke probleeme vist, aga et võib võtta mõned küsimused praegu. Tundub, et küsimusi hetkel ei ole. Ma lihtsalt mainin ära, et näiteks ka üks klientidest, kes meil kohe on tulemas on. Okei, üks küsimus tuli. Kuna see teenus on tavakasutajale kättesaadav? See on juba kättesaadav osade asutuste kodulehtedel. Kohe järgmise asjana lähemegi praktilise ülesande juurde, kus ma palun teil minna mõne asutuse kodulehele ja seal proovida näiteks bürokraatiga suhtlust. Et meil on Politsei- ja Piirivalveamet on üks kasutaja juba, Statistikaamet, Tarbijakaitseamet ja Viimsi vald. Ka Keskkonnaamet on, aga Keskkonnaamet on värske, et neil veel ei ole see bürokraat seal nii hästi treenitud. Laili on oma kätt tõstnud, tahab rääkida. Laili, palun. Ja tere, ma lihtsalt kirjutangi praegu küsimust, et kas te olete mõelnud selle peale, et see võiks olla ühest keskkonnast kättesaadav absoluutselt kõik bürokraatid, olenemata sellest, et millise asutuse bürokraati mul vaja kasutada on, ehk siis näiteks bürokraat.ee. Et me ei peaks 10 erinevast kohast otsima vastuseid, vaid me saame ühe keskkonna, kus me saame need vastused.
Aga see mõte ongi see, aitäh, väga hea küsimus, et see mõte, mis ma rääkisin klassifitseerija juures, ongi see, et näiteks inimene, kes kasutab bürokrati, tema ei pea vahetama bürokrati, tema läheb näiteks PPA lehele, võtab bürokrati lahti, seal ta võib küsida ükskõik mis asutuse küsimust, kes on muidugi eeldus on see, et see asutus on liitunud bürokrati võrgustikuga, näiteks nagu ma näite tõin, et PPA lehelt sa võidki küsida Statistikaameti küsimusi, TTJA küsimusi, ükskõik, kes on liitunud, aga sa ei pea ise lahkuma sealt bürokratist, erineva bürokrati lehele minema. Ja seda küll, aga see tähendab seda, et selleks, et sellega ühendust saada, ma peaks ikkagi minema PPA koduleheküljele. Tavakasutaja ei pruugi seda teada, et ta saab selle PPA koduleheküljelt nii-öelda neid teisi asju ka teada. Ehk siis, kas te ei ole mõelnud selle peale, et on selline, kui meil on see e-riik, eks ole, et ongi üks konkreetne keskkond, kus ta saab absoluutselt siis iga asutuse bürokratiga ühendust, et ta ei pea navigeerima erinevate asutuste vahel või kuskilt nii-öelda sisse minema ja sealt hakkama teisi küsimusi esitama. Meil on endal leht ka olemas, kus on kratid.ee, kus on see bürokrat. Hetkel küll ei ole üleval, aga tuleb sinna. Üks asi on siis see mobiilirakendus, riiklik mobiilirakendus, kus saaks tulla. Aga see olenebki, me ei saa igat asutust sundida, et ta peaks liituma, et kus see kõige parem koht võiks olla siis, et kus inimene saaks, kuhu ta kohe läheks oma probleemiga näiteks. Kui meil on näiteks riigi e-teenused, e-riik, siis võiks olla ju selline asi, kui ta on nii-öelda riigi poolt doteeritud, siis võiks olla ju selline teenus seal e-riigi nii-öelda siis kodulehel või sealt peaks saama navigeerida kõiki oma e-teenuseid. No, meil selles suhtes läheb ta jah, nagu kui mõtleme e-teenused on väga lai mõiste muidugi, et läheb e-ID kodulehele, läheb ka bürokrat varsti üles, et kui inimene läheb sinna, siis ta saab ka kasutada seda. e-ID, see on siis? No see on ID-kaartide asjadega seotud kõik. Sest et praegu on ju see ka, et te nüüd mobiilirakendust arendate. See eeldab seda, et kuna meie tegeleme eakatega, see eeldab seda, et need eakad suudaksid ja oskaksid navigeerida, mida nad ei oska mobiilis selliseid asju otsida. No, eks seal on ka plaanis sellised häälkäsklused ja asjad ka. Me oleme nagu mõelnud selles suhtes, et meil on ka viipekeel plaanis teha bürokratile. Hääl helitekstiks ja tekstheliks samamoodi on see plaanis, et see mõeldud ka teistele igast gruppidele, kes soovivad bürokrati kasutada. Et te teenust nagu nii-öelda arendate edasi, et siis te peaksite nagu mõtlema väga tõsiselt just nimelt seda 60+ vanusegruppi. Mitte nooremaid. Noorematega pole probleemi, nemad lõpuks leiavad ikka surfavad, saavad kuidagi kätte kas või katseeksitusmeetodil. Aga see, ta oleks kasutatav just inimesele, kelle jaoks see mobiil ei ole käepikendus. No, mõnes mõttes bürokrat ikkagi eeldab natukene, et sa pead kuskilt mingisuguse mingile lehele minema, et seda bürokratiga suhtlema, eks. Kui mul oleks selline keskkond, nagu mul on e-riik, eks ole, või digilukk, kus ma saan ju e-riigist ma saan ju täna digilukku ka. E-riigist ma saan täna minna, vaadata ka tegelikult oma... Kas me räägime see eesti.ee lehest siis, ma saan aru? Või... mis saadab nagu nii-öelda, kui need on riigiasutused, mis peavad sellega ühine. Võiks olla ju üks selline koht, kus me saame sinna ligi otse, et me ei pea mõtlema, et kust me läheme, me teame, et me läheme eesti.ee ja me igal juhul saame sealt selle vastu. Kindlasti on meil ka plaanis, et see tuleks ka Eesti.ee lehele, et see tuleks nagu kõikidele asutuste lehele, et see katvus tuleb kõigile, ma olen suhteliselt kindel selles. Et eks me peame uurima siis, et mis veebilehelt või kust kohast läheks näiteks, ütleme, ongi 60+ inimesed, kust nemad nagu võiksid, mis oleks nende jaoks kõige enesest mõistetavam lähtekoht, kus nad võiksid bürokratiga suhtlema hakata.
saame Mina- sellest niimoodi aru. jah, just nimelt, sest mina riigi kodanikuna võtan riigiga ühendust eesti.ee. Mina omavalitsuse kodanikuna võtan ühendust siis omavalitsuse kodulehelt ehk siis a la tartu.ee või siis valga.ee. Ehk siis tegelikult peaks see bürokraat olema saadaval KOV-ide või siis riigi nii-öelda hallataval siis kodulehele. Jah, selline plaan meil tõesti on, et praegu ma mainisin ka, et Viimsis tegelikult on bürokraat juba kasutusel mingil määral ja on ka kõik KOV-id, et me saame aru, et KOV-idel on ressursiprobleemid, aga selles suhtes ongi bürokraat kui tarkvara on tasuta. Lihtsalt see majutamine, et me oleme Eesti linnade ja valdade liiduga ka rääkinud, et seal võiks kindlasti tulla mingisugune nii-öelda ühe katuse alla minek bürokraati mõttes võib-olla oleks kasulik. Aga see teema rohkem ei ole arenenud. Kindlasti tahame, et ka KOV-id ja linnad ja nii edasi, et kõik võtaksid ka bürokraati kasutusele. Meie eesmärk ongi, et kas või lasteaiad, koolid, raamatukogud, kes iganes, kõik saaksid sellest bürokraatist kasutusele võtta. Näiteks võtame näite, et ongi mingi kohalik omavalitsus, võtab selle bürokraati nii-öelda haldamise endale, aga see bürokraati nii-öelda vestlusaken võib minna ka raamatukogu lehele, näiteks kooli lehele, lasteaia lehele. See võib igale poole sinna minna. See olekski mõistlik tulemus asjal. Jah, see on see, kuhu me tahame liikuda. Selge, rohkem mul küsimusi hetkel ei ole. Tänan. Väga hea küsimus oli. Ma näen, et chatis on Laili ka küsinud, kuna see teenus on tavakasutajale kättesaadav? See on juba mingil määral kättesaadav. Meil on esimesed kliendid, kellel ongi siis nende spetsiifiline eeltreenitud materjal olemas seal bürokraatis. Ehk siis ma tahangi minna, võib-olla lähemegi siis järgmise ülesande juurde või slaidi juurde, et kus on meil toodud välja, ma tõin välja siin mõned kliendid, kes meil kasutavad seda juba, et võitegi minna sinna lehele, seal on see bürokraati widget nagu näha, politsei.ee lehele või stati lehele ja nii edasi. Ja siis proovida, et kas ta näiteks, kui teil üldse politseiga, mis võiks PPA-ga olla teemad, et ID-kaardi kohta, passi kohta, mingid küsimused, et kas ta juba oskab vastata seal või mitte. Et see oleks hea tagasiside ka neile, et kui ta ei oska vastata, et siis nagu ma enne varem mainisin ka, see on kogu aeg pidev täiendamisprotsess, kus saab näha, kes asutus, sellist avalikku nimekirja meil hetkel ei ole. Et see on, ega meil hetkel ei olegi väga palju liitujaid, et kuna me oleme sellises arendused ei ole veel väga kaugele jõudnud, et meil on sellised 5-6 esmast asutust, kes on liitunud. Aga me kindlasti hakkame aasta teises pooles seda rohkem reklaamima, et inimesed asutused sellega liituks, KOV-id ka, ja siis tekiks meil selline võrgustik rohkem. Aga hetkel ma tõin välja siin 4, lisaks on ka Keskkonnaamet. Slaidide pealt on näha ka muidu. Meil on Politsei- ja Piirivalveamet on üks klient, siis on Statistikaamet, TTJA ja nende alla kuuluv ka majandustegevuste register, Viimsi vald on meil ja siis on Keskkonnaamet. Et see ongi hetkel kõik, kes meil tegelikult praegu on. Meil on Rahvusraamatukogu loodetavasti ka varsti ühinemas ja siis ka Keskkonnaagentuur ja kohtud. Aga nende kohta ma ei oska täpselt öelda, millal nad täpselt laivi lähevad selle asjaga. Või millal nad täpselt oma kodulehel selle avaldavad. Siis on küsimus, kas teenus näiteks raamatukogudele oleks tasuline või tasuta? Teenus, ehk siis bürokraat ise tarkvarana on tasuta. Sinna lihtsalt tuleb see kulu juurde, kuhu see bürokraat paigaldada siis, et me ise soovitame seda riigi pilve kaudu paigaldust teha. Ehk siis riigi pilves on juba selline lihtne paigaldamise moodus olemas.
see maksab muidugi 150 € kuus, on see üleval hoidmine siis bürokrati, serverid ja nii edasi. Viimsi valla lehel, kas see ei ole päris lehel, ta on haridus- ja noorsootöö ja lasteaedade alamlehel. Seal. Nemad ei pannud valla avalehele kohe, et see on neil peidus seal. Aga tulles edasi tagasi selle tasustamise juurde, et lihtsalt tasu ongi selles, et kui palju maksab siis nii-öelda server ja nii edasi, et sinna peale need asjad. Aga tarkvara on selles suhtes tasuta. Et selge, et siis on arusaadav, et kui tahta ühineda, see eeldab püsikulu 150 € iga kuu ja kohta, kus me saame serverisse selle mahutada ja siis võime vabalt ise toimetada. Selle 150 € kuus ongi see koht serveris ka olemas juba, see riigipilves. See on terve komplekt on nagu selles suhtes. Aga ta muid mahte siis nii-öelda KOV-i tasandilt või raamatukogu tasandilt siis ei vaja. Ei. Ainus asi on see, et ilmselt on olemas koduleht ja selle haldur, et tema peab siis selle nii-öelda, kui te nüüd olete käinud siin kodulehtedel näinud seda vedru seal nurgas, et selle ülespanek on ainus asi, mis see on, aga see ei tohiks olla väga suur töö. Selge. Võib selle ära teha. Et võib-olla ongi mõttekas nagu rääkida ja kohalikul omavalitsusel nagu üldises tasand nagu terviklikult on, et kui näiteks võtabki, ma ei tea, ma ise olen Kadrinast pärit, ütleme Kadrina vald näiteks, võtab selle kasutusele ja siis võiks ka mingil määral rakendada seda ka näiteks Kadrina raamatukogus või kus iganes Kadrina koolilehel. Nii, ma saan aru, et te olete juba proovinud, et kas kellelgi on mingid huvitavaid märkusi ka, et või bürokrat üldse, kas Viimsi valla bürokrat õnnestus üles leida? On keegi jõudnud sinna näiteks? Viimsi vald nagu ise, nende probleem oli see, et inimesed ei leidnud seda üles. Me ise neid nagu hoiatasime ka, et kui te panete sinna nii peitusele, et inimesed siis ei leia seda muidugi. Et neil ongi nagu probleem, et pöördumisi on nagu väga vähe, et bürokrati leita üles. Samas PPA ja Statistikaamet ja TTJA selle üle üldse ei kurda, sest neil on avalehel see olemas ja kogu aeg tuleb pöördumisi. Aga Viimsi kuna nende probleem oli selles, et nemad ei treenisid ainult nii-öelda lasteaia teemasid, sellepärast nad tahtsidki siis ainult lasteaia lehele selle panna. Aga seal on kindlasti, et PPA-l on ka, ise olen ka proovinud, et küsida näiteks passi kohta, siis ta ikkagi hakkab sul ID-kaartist mõnikord rääkima, et sellepärast ma räägingi, et see on niisugune pidev protsessi treenimine, et see ongi, et mis me alguses teeme näiteks, et me aitame, meil on juturoboti treenerid, kes siis nii-öelda asutus saadab meile esmase korduma kippuvate küsimuste kogumi näiteks ja siis meie koos asutusega siis teeme neile esmase juturoboti valmis. Nõustame neid, et me ei taha, et see oleks nagu väga kantseliitlik, et bürokrat võiks vastata nagu nii-öelda inimkeeli normaalselt. Et siis me juhendame neid, et seal ei tuleks väga palju lihtsalt, et mingi vihjeid teadusele ja ma ei tea, millele sellisele, et seletaks nagu normaalselt ära lihtsalt asjad. Vot. Ma äkki liiguks siis siit edasi, et järgmine punkt, mis ma mõtlesin, et kas on näiteks, kui te mõtlete praegu, et mis teie käest kõige rohkem küsitakse, et kas on sellist 3-5 korduma kippuvat küsimust, millele bürokrat võiks osata vastata, et see teeks teie nagu igapäevatöö lihtsamaks? Et siin ongi nagu põhiline, et mis see bürokrati mõte praegu on, et ta vastakski nendele korduma kippuvatele küsimustele, et samal ajal, mis asutustel ongi, et neil tuleb
mingi email'e ja kõnesid tuleb väga palju sisse, et siis nemad saaksidki tegeleda selliste keerulisemate teemadega näiteks. Ma juba näen, et lahtioleku ajad ja kas on avatud. Jah, see on paljudel, näiteks PPA-l on kindlasti ka see, neil huvitavad inimesi huvitab, et millal on mingisugune see kontor lahti neil näiteks ja nii edasi. Et kui te juba mõtlete selle, ongi, et miks ma seda küsin, et kui te näete, et teil ongi sellised korduma kippuvad küsimused, mida bürokraat võikski väga lihtsalt vastata, siis nagu ongi see idee, et äkki siis sellest bürokraatist olekski kasu näiteks. Et te võite siia chati juba need asjad näiteks kirja panna või siis Jeeva saadab teile ka tagasiside-lehe, et kus te sinna võite siis need küsimused ka kirja panna, siis me teame ka näiteks, et kuhu poole näiteks liikuda. Et nii, aga ma liiguks siit ka veel edasi. Viimase mõtlemisülesande juurde, et mõelge 1-3 teenust, mida kindlasti sooviks bürokraati kaudu kasutada. Ma räägin üleüldiselt, siin võib igasuguseid asju olla, näiteks, et digilugu, mingid teenused ja nii edasi, et mis ma ise näiteks lapsevanemana sooviksin, et ma näeksin, mul hetkel küll lapsed käivad lasteaias, aga varem oleks tahtnud näha näiteks, et ma näeksin kohe, et kui mitmes mu laps järjekorras kuskil lasteaias on ja nii edasi, et mingid sellised näited eluliselt, et mida te tunnete, et muidu ma pean väga palju nagu vaeva nägema või otsima seda infot või siis on see iseteeninduskeskkond mõnel asutusel väga keeruline, et siis nagu bürokraati kaudu võiks saaks lihtsalt selle asja lahendatud. Siin on kindlasti ka see aspekt, et mitte see ei ole kõigile avalik, vaid näiteks, et siin on ka isikustatud teenused, ehk siis ma ikkagi autendin ennast kõigepealt ära. Et ma ei ole niimoodi, et ma lähen anonüümsena sinna bürokraati, kuigi algselt sa saadki anonüümsena minna ja küsida asju, aga siis sa saad ennast tegelikult ka ära autentida, mis iganes ID-kaardi, Smart-ID, mobiil-ID kaudu. Ja siis saad selle info ainult, mis on sulle mõeldud. Et meil hetkel ongi ka postkasti teenusega koostöö, et kuidagi, et postkast ja bürokraat koostööle panna, et mitte dubleerida neid asju, et mis teavitusi saata, et ka bürokraati kaudu saaks mingit teavitusi saata, näiteks kui mingis piirkonnas on mingi ja samamoodi on seal ka mobiilirakendus mängus, et saaks teavitusi õigeaegselt, et kas või see, et mis inimesed ei tea, mis näiteks lisaks kui mingid trahviteated tulevad, üks asi on see, aga see, et mis õigused neil üldse mingitel asjadel on. Nii. Saan aru, et keegi küsis vahepeal, et kuidas see teenindajale see vestlus läheb. Oli siis selline küsimus ka, jah. Vaatan, kas ma saan näiteks kohe näidata, teha teile live demo. Meil on siin üks demo keskkond püsti, login siia sisse. Siis see on siis bürokraati tagatuba hetkel, kus ma sees olen. Siin on mul vestlused, treeningud, haldus ja nii edasi. Ja see on siis nii-öelda Pedro, mis on asutuse kodulehel. Suhtleme temaga siis. Küsin, kes sa oled.
see ma tean, et see on niisugune eeltreenitud küsimus, millele bürokraat oskab kindlasti vastata. Aga siis ma küsin, et näiteks, kus on minu kass? Okei. Meil on praegu see demokeskkonnas on olemasolevate asutuste taotlus need teemad kokku pandud, ehk siis ta vist arvas, et ma küsisin passi kohta, aga ma ei küsi. Okei. Kas sa saaksid palun brauserit suurendada, zoomida, et oleks suurem see vaate sellest nurgast? Jah, ja natukene. Jah, nii. On parem, eks? Nii. Aitäh. Nii, okei. Ma nüüd siis panin, ma tean, et see on üks märksõna teenindaja, mis suunab kohe, meil demokeskkonnas tegelikult on see, kui maha keeratud, et kui bürokraat ei tunne teemat ära. Aga üks niisugune sõna on meil märksõna, mis suunab kohe tagatuppa. Nii, seda peaks ka vist suurendama ilmselt. Nii, nüüd ma olen siin tagatoas. Ja siis ma näengi, et mulle tuli just vestlus. Avan selle vestluse. Jeva, kas niimoodi on näha või see on väga halb praegu? Jeva, oskad sa öelda? Mina näen, kuidas teistel tundub, kas te näete teksti, mis on ekraani peal? Kas on vaja rohkem zoomida? Ma hetkel ei näe, mis chatiga kirjutatakse, et ütle mulle siis, kui Jah, väga hull. hetkel keegi ei kirjuta. Võib-olla natukene võiks zoomida natukene suuremaks. Kuidas keegil see ekraani suurus on? Teksti ei näe inimesed. Üks ütleb enam-vähem, teine ütleb teksti ei näe. Teen korraks ühe asja, ma lähen liigun üle oma teisele ekraanile. Vahel saab seda brauseris paremal üleval nurgal teha suuremaks. Mul on lihtsalt nii suur ekraan, sellepärast Okei. võib-olla. Ja. Nii, aga kas nüüd on paremini näha? Jaa. Okei. Kuidas teistel tundub? Kas nüüd on hea? Nii. Ühesõnaga see vestlus, mis ma enne näitasin, alustasin, see on siis jõudnud siia mulle tagatuppa, kus mul see aken nüüd kadus siit. Seda ma ka zoomisin enne väga palju. Nii. See vestlus jõudis siis mulle tagatuppa, ehk siis ma saan selle vestluse üle võtta, nii-öelda alustada vestlust ja siis kirjutan tere. See minu tere jõuab siis sinna nii-öelda lõppkasutajani ka. Ehk siis siin ma saangi lihtsalt tavaliselt rääkida. Ehk siis see on niisugune vestlusosa toimub siin nüüd. Siin samas ma saangi küsida näiteks erinevaid asju ka. Ma saan küsida autentimist, ehk siis ma saan Tara kaudu ära autentida ennast. Kohe näidata ka. Hetkel ma näen, et vestleja, kellega ma räägin, on anonüümne. Küsime autentimist. Tuvasta. Nii enam ei ole anonüümne, et ma näen, et kellega ma nüüd räägin päriselt. Samamoodi ma saan küsida kontaktandmeid. Hetkel seda infot ei ole, aga kui ma nüüd sisestan siia mingisuguse emaili ja telefoni, tulevad need ka siia vestlusesse ja tulevad siia külje peale ka. Et ma näen siis
Näen, kellega siis tegemist on, kelle kontaktid. Samamoodi ma saan küsida nõusolekut mingi toimingu tegemiseks. Tuli ka küsimus, kas bürokraadiga ühinemise puhul piisab terve KOV-i peale 150 € kuus ja sinna saab liitua piiramatult hulgal KOV-i allasutusi ja teenuseid nende kohta. Hetkel meil on, panen siia nõustuna ära, teen selle asja lõpuni korraks ära. Nii, okei, andsin nõusolekut. Aga põhimõtteliselt on nii jah, et ütleme, vald siis otsustab, et ta tahab bürokraati kasutusele võtta. Teeb siis näiteks riigipilves lepingu, hakkab seda bürokraati riigipilves majutama ja siis saab valida, et kuhu kodulehele see läheb, see bürokraat. Hetkel on meil, see asi on küll nii-öelda arenduses, hetkel on võimalik panna siis nii-öelda ühele kodulehele, aga tegelikult me tahamegi seda teha, et näiteks ütleme mingi vald, Kadrina vald näiteks tahabki bürokraati kasutusele võtta, et see bürokraat läheks nii vallalehele, koolilehele ja see kõik siis see halduskulu iseenesest jääks samaks, 150 €. Lihtsalt selle widgeti, nii-öelda selle vedru saab panna erinevatele lehtedele, aga tagatuba on üks tsentraalne nii-öelda siis selle valla jaoks näiteks. Kunaks me plaaniksime selle aasta lõpuks sinna jõuda. Et ma arvan, et me siis kindlasti hakkame ka linnade ja valdade liiduga rohkem koostööd tegema, rääkima sellest. Ma arvan, et teeme kindlasti ka bürokraati infopäeva ka veel selle kohta, et kus siis ma saangi aru, et tegelikult pigem on need, kes seda asja otsustavad, pigem ongi need vallategelased, et nendele peame selle idee maha müüma, eks. Millal eelarvete planeerimine on? Vot, ühesõnaga need asjad on, oleme nende peale mõelnud, et ei peaks olema, et näiteks ühel vallal igal omal peaks oma bürokraat ilmtingimata olema. See on täitsa mõistlik, kui need asjad ongi niimoodi, et saaks ühte bürokraati mitmes nii-öelda kohas kasutada. Kirjutakse, et kevad-suvel tehakse järgmise aasta eelarvet. Praegu siis juba, jah. Okei. No ühesõnaga me tegeleme ka sellega, et anname teada, kus asi valmis on. Vot, aga selline ta meil hetkel on. Et paljud natuke pelgavad seda, et mis see treening on, et on uus asi, et kuidas see asi käib ikkagi, aga meil ongi meil on treenerid olemas, kes aitavad, oleme alati nagu olemas selles suhtes, et meil hetkel ongi siinsamas keskkonnas on meil, kuna me katsetamegi seda mobiilset rakendust, siis me tõime olemasolevate asutuste materjalid siia kokku, et siin on nii PPA, Statistikaameti, TTJA ja MTR-i teemad on koos kõik. Et siin ongi seesama, et kas sa oled robot, mis ma küsisin ja selle kohta siis on näited, et seal ongi tegelikult on ka selle masinõppe seisukohalt on oluline, et tegelikult oleks iga teema kohta vähemalt 8 näidet. Mõnikord ongi nagu keeruline mõelda, et kuidas ma saan nii palju seda asja küsida, et see on nii selge nagu, aga tegelikult inimesed küsivadki igat moodi mingeid asju, mida rohkem näiteid. Treener aitab tasuta ja meie poolt on kõik tasuta. Me ei küsi raha. Me ajame riigis ikkagi ühte sama asja, et kõigil oleks mugav kasutada teenuseid ja infole ligipääs. Aga ma arvan, et me siin mingit detaili pole mõtet minna, et kui siis kunagi jõutakse sinna, et reaalselt keegi võtab kasutusele, et siis kindlasti toimub koolitus ja nii edasi, et siis võtame eraldi need asjad ette. Vot.
aga jah, minu poolt oleks kõik, et siin kratid.ee leht on meil selline olemas, kus lisaks bürokratile on ka muudest nii-öelda kratijuhtidest, kratijuppidest juttu, et võib see kratid.ee lehele minna ja seal siis lugeda täpsemalt ka veel infot. Kui palju tulid igast küsimused, palju töötundile, palju läheb aega siis sellise asja peale? See oleneb, kuidas see lähenemine on, et meil on erinevad näited praegu, et kuna näiteks Statistikaamet, nendel oli eelnevalt kasutusel üks selline bot, siis ütleks, et nendel läks nagu lihtsalt, neil olid need küsimused enne olemas juba, see materjal oli olemas, et nendel oli nagu lihtne, aga näiteks Politsei- ja Piirivalveametil ei olnud, et siis nemad hakkasid varakult juba koguma, võtsid Exceli tabeli ette, hakkasid sinna kirjutama teemad, küsimused ja vastused. Et sellist materjali võib juba tegelikult koguma hakata, need korduma kipuvad küsimused, need samad. Et see olenebki, ütleks suuresti nagu nendest soovijatest, kes liituda soovivad, et nendest asutustest, et ametitest, et see on nagu pigem ütleks jah, nendest oleneb see, kui kiiresti see asi läheb. Me oleme siin pannud ka püsti jah, et me paneme paari päevaga selle asja, aitame valmis teha. Aga pigem ongi just see tähtis ongi see eelmaterjali kogumine ja siis selle ülevaatamine. Nii, aga ma arvan, et minu poolt rohkem ei ole midagi. Nii et võtan selle chati lahti. Oli küsimus, kas on olemas ka mingid projektid, mille kaudu saab seda rahastada? Kas teil selline info olemas? Kas väljatöötamise all on mõeldud siis seda korduma kipuvate küsimuste Exceli koostamist või mida täpsemalt, ma ei saa hetkel aru. Selle kohta ei ole, aga me ise nagu eeldame natukene, et igal asutusel peaks ise olema teadmine olemas, mida neid küsitakse, et kas nad näevad selle bürokrati vajadust üldse või mitte. Et me ei ole sellist projekti küll, et sellist rahastust, et ilmselt oleks ka nagu, ma ei tea, kuidas see välja näeks, et tuleb võõras inimene kuskilt ja siis hakkab seda korduma kipuvate küsimuste asja koostama, et eks te ise teate nagu kõige paremini ilmselt, mida teilt küsitakse. Okei. Kas keegi veel soovib ühtegi küsimust küsida? Meil on rahastuse osas on meil, ma tean kindlalt, et on selline idee, et kui teenuseid tahetakse luua, ehk siis bürokraat pakuks ka teenuseid, hetkel mõte, et ta pakuks olemasolevaid teenuseid, aga saaks ka luua uusi teenuseid, et selles osas on nagu plaan, et ikkagi seal saaks mingil määral toetada. Ma saangi aru, et KOV-ide puhul näiteks tahaks teenust pakkuda, aga arendust on vaja teha, selle jaoks raha ei ole, et seal on mingisugused jutud liikvel, et seda saaks nagu toetada. Nii, Kas keegi veel soovib küsida küsimusi?
võib-olla keegi mõni soovitus, kuidas bürokraadi paremaks teha. Ilmselt need soovitused tuleks siis, kui hakkaks seda rohkem kasutama, et see kasutamise käigus tekib ju rohkem kindlasti küsimus, et meil endal ka, kui me ise kasutame seda igapäevaselt, siis ise mõtleme ka, et selle asja võiks teistmoodi teha, nüüd selle asja ja siis räägime olemasolevate klientidega ka regulaarselt, et mis on nende ootused, nemad kasutavad seda igapäevaselt teistmoodi, kui meie nagu arvame seda ja siis kindlasti tagasiside on väga oodatud. Aga siis mina tahaks öelda aitäh Rasmus sulle ettekanne eest ja aitäh kõigile osalejatele. Aitäh kõigile! Aitäh ja nägemiseni! Nägemist! Nägemist!